No nii, tervis jalgpallifännid, olete siis selleks korraks sattunud siia Saku spordihoonesse, Saku gümnaasiumi spordihoonesse, kus toimub siis saali jalgpalli lahing, just nimelt lahing. Ja kohtuvad selleks korraks omavahel Saku Sporting ja Tartu Ravens Futsal. Saku Sporting on siis siniste särkidega, mustade pükstega ja sinistes sokkides tiim ja Saku Sporting on üleni valges. Ja Saku Sporting on ka oma koduväljakul ja Tartu on siis nii-öelda võõrsil. Ning selline oli siis Tartu Ravensi ja Edward Tesjatski pall keskele ja Lehar Saviking, esimene värav olemas. Tartu Ravens läheb seda kohtumist juhtima ja nii kerge see oli. Esimene rünnak ja tehtud. Lehar Saviking kohtuvad siis selle liiga uustulnukad. Oi, Kišnevski, milline löök ja ma arvan natuke puterdas seal isegi. Aga see lõppes Maarja Kõrje. Maast peal. Oi, see hea vahelt lõige, kas tuleb? Jaa, tuleb! Milline värav! Martin Valkjainen, siuke läbilõige, pall varastatud ja ongi olemas. Saku teeb seisuks 1-1 ja kas hakkab lööma või söödab? Tuleb ja oi, Maarjo Kuum! Maarjo Kuum, siuksed grimassid näol ja oi, ma täiesti usun, see pall on ju kõvem. Katab ilusti ja oi, Tesjatski läheb löögina, aga rebane ja oi, napilt ja oi, Saviking. Läks jätkama ja Adil ei tule välja ja rebane saab ja Saviking üksik, kas siit tuleb ja tuleb ära! 1-2 Tartu Ravens. Tartu Ravens läheb uuesti juhtima ja kes selle juhtima viib, siis Lehar Saviking. Tiksus seal Ravens Futsal on hetkel esimesel kohal 3 punktiga. Ja oi, Saviking ja ei oodanud sellist lahendust, aga puterdasid nad seal ja Tartu eest Saviking lõi kolmanda, lõi enda. Mehi on vähe ja sellist asja. Aga nende nimi on ikka kirjas. Siis Tallinna FC Karabakh, see on uus tulnuk. Milline võimalus Tartul, kas siit tuleb ära ja oi. Ütleme veel, et Tartu teist võimalust mitte ära kasutada, siis see võib... Mõtlen, võtab ette. Lööki! Ja oi, oma värav! Mats Plado. Kui ma ütlesin, et kui ei löö Sakule, siis lööte omale. Aga nii see on. Kiiresti kontrast 1-1 Kišnevski vastu ja seal on Tesjatski olemas ja kahest mehest läbi 2 mehe Karl Mööl üle terve platsi näitab, kuidas väravaid peab lööma. Tesjatski tuleb. Ja Maarjo Kuum, milline seiv, kas siit tuleb kohe kontra ka? Uiboleht äärel on olemas ja palu. Lööb ja Maarjo Kuum, milline tassimine Maarjo Kuum. No see on praegu imeline töö. Saa lõdvestuda. Tartu nurgalöök. Siit tuleb peale löök ja oi, Maarjo Kuum. 10-meetriseid karistuslööki tühja võtab neid ära, aga siit. Kui ma... Tuleb lööki ja tuleb ja lahendab selle olukorra ära. Uiboleht. No väga imeline. Saku jaoks on see praegu väga imeline, seisuks on 4. Karl hoiab ära ja võidab ka selle palli ja nüüd on 2-1 võimalus, kes siit tuleb ja Saku Sporting läheb esmakordselt juhtima seda kohtumist. Ja oi, mis toimub. Tartu Ravens, Karl Mööl, Martin Valkjainen üritavad teha ennast suureks, et siit ei tuleks midagi ja tuleb ära. Edward Tesjatski teeb seisuks 5-5. Ta on praegu pisarates maas ja Maarjo teeb selle kaitsetööd ja veel kord, aga ei õnnestu ära kaitsta ja oi.
seisuks on 6-5, seisuks on 6-5, mul jäi see nüüd kahe silma vahele, kes selle ära lõi. Oi, Lehar Saviking, 4. värav ja kohe ma räägin teile ka selle loo ära, et kuidas jääb ainult mängu lõpp. Kui seisuks on 5-7 Tartu Ravensi kasuks. Mida ma oskan öelda? Ülipõnev mäng, mulle endale meeldis. Ei oodanud sellist lahingut, aga